Elas kord noor tütarlaps, kes kandis alati peas punast mütsi ja seetõttu kutsuti teda punamütsikeseks. Ühel päeval ütles ema talle: sinu vanaema, kes elab kaugel metsas, on haigeks jäänud. Ja kuna tal on pood väga kaugel ja süüa tal kodus ei ole, siis annan ma sulle korvi, kus on pann kooke ja pudel mahla ja veel 2-3 asjakest. Ja võta see korv ja vii see vanaemale. Punamütsik ütles: otse loomulikult, ma lähen kohe vanaema juurde ja viin talle selle korvi. Aga ema ei lasknud talle niisama minna, vaid ütles talle: tee peal on ees mets, teatavasti elab vanaema metsas, seal on tal maja ja seal metsas elab ka kuri hunt. Ja oleks hea, kui sa selle hundiga ei räägiks. Et kui hunt sult midagi küsib, siis ära talle midagi ütle, vaid mine lihtsalt mööda. Punamütsik ütles, et ei, et ta ei räägi hundiga. Ja siis hakkas ta minema ja jõudiski sinna metsa ja kui ta parajasti metsas kõndis, tuligi talle vastu see hunt, kellega ta ei pidanud rääkima. Ja? Aga hunt oli väga selline meeldiv ja kena loomake ja ütles punamütsikesele tere. Ja punamütsik vastas hundi tervitusele, sest tal oli õpetatud, et viisakatele tervitustele peab vastama. Ja siis hunt küsis punamütsikese käest, et kuhu sa lähed, punamütsikene? Punamütsik oli juba ära unustanud, et ei tohi hundiga rääkida, veelgi vähem tema küsimustele vastata. Ja ta vastas hundile, et ma lähen vanaemale külla. Ja hunt küsis, kus su vanaema elab? Ja punamütsik ütles, et vanaema elab seal majas metsas. Ja hunt ütles selle peale, et aga miks sa vanaemale külla lähed? Punamütsik ütles, et lähen sellepärast, et vanaema on haige ja ma viin talle süüa. Ja siis hunt ütles, aga miks sa vanaemale lilli ei vii? Ja punamütsik ütles, et ma ei tea, et hunt ütles, et vanaemal peab kindlasti lilli ka viima. Ja seetõttu punamütsik ütles, aga ma ei tea, siin metsas ei ole ühtegi lillepoodi, et kus ma neid lilli saan. Ja hunt ütles, et nojah, et me oleme metsas, et siin ei olegi poest vaja lilli osta, et korja niisama. Ja punamütsik ütles, aga mul läheb siis kaua aega ja hunt ütles, et no ei lähe väga kaua, et korjad ruttu ja siis lähed vanaema juurde. Aga hunt samal ajal, kui punamütsik jäi lilli korjama, pani hästi kiiresti läbi metsa, sest hundid jooksevad väga kiiresti, läks vanaema juurde. Vanaema tegi talle ukse lahti ja hunt, ma ei tea, miks vanaema tegi ukse lahti. Vanaema oli siis ka nagu loll, nagu punamütsik. Aga kui vanaema tegi ukse lahti ja hunt läks sinna tuppa ja sõi vanaema ära. Ja kui ta vanaema ära söönud, siis ta vaatas, mis vanaemal kapis on ja leidis sealt öösärgi ja vanaema öömütsi ja vanaema lugemisprillid leidis ka laua pealt ja ühesõnaga pani endale vanaema ööriided selga, pani öötanu pani pähe ja siis pani prillid ette. Tähendab ette, ninale. Ja siis läks voodisse teki alla ja hakkas punamütsikest ootama ja mõne pärast punamütsike tuligi. Ja siis punamütsik tuli uksest sisse ja hunt ütles punamütsikesele tere, et mina olen vanaema ja mis sa mulle tõid. Ja punamütsik ütles, et tõi pann kooke ja mahla ja veel mingit nipet-näpet. Ja hunt ütles, väga tore, aga äkki tuled siia minu juurde voodisse teki alla. Ja siis punamütsik hüppaski vanaema juurde, hundi juurde, kes oli vanaema riietes ja vanaema oli ära söönud. Hüppas vanaema juurde sinna teki alla. Mitte vanaema, vaid hundi juurde, aga punamütsik mõtles, et on vanaema. Ja ma ei tea, miks punamütsik mõtles, et on vanaema, sest minu arvates, kui hundid panevad inimese riidest selga, siis nad ikkagi näevad välja nagu hundid, aga võib-olla see punamütsik oli natukene, ma ei tea, lihtsameelne või äkki ta oli pime, äkki tal oli enda prille vaja ja ma ei olnud talle ostnud. Igal juhul, aga mõne aja pärast, kui punamütsik selle hundi kõrval seal voodis lamas,
siis kompas ta hunti ja huntide kompamisega on nii, et hundid on karvased ja vanemad reeglina karvased ei ole. Ja punamutsike küsis, et hakkas kahtlema ja küsis, et vanaema, et miks sa nii karvane oled. Ja siis hunt ütles, et sellepärast, et soojem oleks ja siis kui on soojem, siis on mul võimalik sind soojemalt ka kallistada, kallis lapselaps. Ja siis hakkas punamutsik edasi uurima ja küsis aga vanaema, et kõrvad on sul ka kuidagi liiga suured. Siis vanaema ütles, et see on selleks, et sind paremini kuulda, lapselaps. Ja silmad on sul ka liiga suured. Ja vanaema, selleks, et sind paremini näha, lapselaps. Ja siis iga keha osa kohta põhiliselt küsis, et käed on sul suured, selleks, et sind paremini patsutada, armas lapselaps. Ja siis küsis, et aga suu on kuidagi väga suur, vanaema. Selle peale ütles vanaema, kes oli tegelikult hunt, selleks, et sind paremini ära süüa, lapselaps. Ja neelas punamutsikese alla. Jällegi ühe ropsuga. Ja siis, kui nad oli kaks inimest juba ära söönud, eks vanaema ja punamutsikese, mõlemad küll kleenukesed naisterahvad, ikkagi 2 inimest ühele hundile ära süüa, see ei ole lihtne. Ma ei tea, kuidas ta üldse sellega hakkama sai, sest miks ta ei tükeldanud, miks ta ühe ropsuga mõlemad alla neelas, äkki oli tegemist hoopis mingisuguse eksootilise hiidmaoga, mitte hundiga, ma ei tea, kes see oli. Igal juhul, see imelik hunt oli ühe ropsuga alla neelad vanaema ja punamutsikese ja see tekitas temas sellise väsinud oleku ja ta tahtis magada ja toitu seedida. Ja läkski magama. Aga samal ajal, kui ta magas, läksid majast mööda jahimehed, kes olid väga uudishimulikud ja heitsid aknast pilgu majja sisse. Ja mida nad nägid, et on hunt, kes magab vanaema moodis ja tal on suur kõht ees. Öösärgi all on kumer, selline suur kõht. Ja oma jahimehed said kohe aru, millega on tegemist. Tegemist on kuriteoga, mille hunt on sooritanud. Läksid kohe majja sisse, lõikasid kõhu lahti. Vanaema ja punamutsike hüppasid sealt elusalt ja tervelt välja. Ja siis viisid jahimehed hundi välja, radusid ta kõhu kive täis, panid selle kõhu, õmblesid kuidagi kinni ja viskasid hundi sinna metsa kuskile jõkke. Ja siis hunt tuppus ära. Ja pärast seda olid vanaema ja punamutsikene väga õnnelikud. Vanaema abiellus ühe jahimehega. Punamutsik esialgu ei abiellunud mitte kellegiga, sest ta oli laps ja lapsed ei saa seda teha. Aga võib-olla pärast mõne jahimehe sugulasega, seda me ei tea. Seda igal juhul selles muinasjutus öeldud ei ole. Ja nõnda see lugu lõppeski. Mis selles loos on kummalist, on kummaline see, et tema ei hoiatanud hundi eest, ta rääkis kurjast hundist, mitte sellist hundist, kes on kena. Kummaline see, et hunt oskas rääkida. Kummaline see, et hunt kugistas mingi hiidmadu neid vanaema ja punamutsikese alla. Kummaline see, et pärast kõhus olekut olid vanaema ja punamutsike elus. Kummaline see, et punamutsikene, kui ta hundiga suhtles, ei saanud aru, et tegemist on hundiga, isegi kui hunt paneb inimese riidest selga, ta on ikkagi hunt, eks kuidagi väga kummaline. Ja kummaline on ka see, et kui jahimehed nägid hunti, kes magas inimese voodis, eks ju, ja siis nad mõtlesid kohe, et seal on keegi seal kõhus, keda on võimalik päästa, et ta jääb ellu. Nii et jah, et kogu see lugu on väga kummaline, aga nii see läks ja vähemalt on hea, et kõik lõppes hästi. Väidetud hundi jaoks, mille jaoks asjad muidugi hästi ei lõppenud, aga hunt oligi selline paha tegelane, tema jaoks ei pidanudki asjad hästi lõppema. Nii et see oli siis tänane muinasjutt punamutsikesest.